mõtte top 50 rakendust, mis tuli siis vahepeal välja ülevaatena just kasutajaskonna pealt. 3. minu jaoks tegelikult ka nagu üllatav, et nad on ikkagi nii palju seda kõnapinda saanud, on DeepSeek. Ta on ikkagi sellisem odavaim arenduste võimalustega platvorm, on avatud lähtekoodiga, seal on erinevaid variante, kuidas sa seda kasutada saad. Hiina mudel, nagu me teame, et siis algselt tegi Eesti poole pealt ettevõtetesse kasutuse pool oli, et mingi no, et sinnapoole me küll enda andmeid sisse ei pane, aga kui tõesti seda lokaalselt jooksutada, siis see on ikkagi number 3. kohal maailmas, et selles mõttes Hiina on väga-väga tugevalt enda positsiooni ka näitamas globaalses mängus. Ma lisan juurde, et hästi lühidalt ma olin kuu keskel käisin Amsterdamis AI konverentsil ja väga mitmes ettekandes käis läbi see, et me kasutame DeepSeeki, et täpselt nagu Sandra ütlesid, odav, lihtne põhimõtteliselt üles seada, avatud lähtekoodiga ja väga-väga nagu hea sisuga mudel, eks just nimelt mingiteks spetsiifilisteks taskideks. Ja mulle ka, et vau, et igat poolt nagu Eesti ettevõttesse kuuled seda, et et DeepSeek on keelatud, eks ju. Aga ilmselt see mastaap on ka teine, et kui sa juba mõtled lokaalse mudeli peale, siis ja sul on ressurssi seda jooksutada, siis DeepSeek on tegelikult nagu väga hea lahendus selleks.